33 aastat tagasi otsustasid töökaaslased Silvia ja Malle püsti panna Rocco poe. Aastate jooksul on sellest saanud suur osa kogukonnast, Rocco kulinaaria peal on suureks kasvatatud 100 lapsed ning peetud nii mõnigi pulm. Nüüd pidid aga sõbrannad langetama raske otsuse poe uksed sulgeda. Ma olen 50 aastat Sakus olnud ja algusest peale kogu aeg on ta siin olnud see pood. See on katastroof Saku inimeste jaoks. Legendaarne Rocco pood, mis on tänaseks kogukonnaga üheks põimunud, sai alguse 1994. aastal. See oli aeg, kus ettevõtjaid võeti hoogsasti rendile ja nii otsustasid toona Harju tarbijate ühistus töötanud Maie ja Silvia, et tuleks ka ise toidupoääris kätt proovida. Tekkis nagu huvi ja entusiasmi oli ja mõtlesime, et proovime. Oli selline uus ja huvitav ja oli nagu tõesti, et kuidas me seda teeme ja kas läheb hästi ja et läheks ikka hästi. Salatid, seljanka põhi ja praetud räimed lisandusid valikusse 23 aastat tagasi, kui koliti Tiigi tänavale, sinna, kus asub pood täna. Nende aastate jooksul sai Rocco kogukonna südameks, kohaks, kus naabritega juttu puhuda ning pidupäevaks kartulisalatit haarata. Keegi on seda nimetanud, et juba mingi paarkümmend aastat me teame, eks ole, et meie lapsed on juba suureks kasvanud, aga me oleme käinud algusest peale, oleme Saku kolinud ja oleme siin algusest peale siin poes käinud. Tegelikult on ta elutöö ja siis on täitsa kahju seda ära lõpetada. Ka üleüldiselt Roccosse tulla on alati meeldiv. Ja nüüd ma mõtlengi, kui ma siia hommikuti sõidan, et mis edasi, et kuhu, siia ei ole varsti enam asja. Kas teeb ikka silmamärjaks ka, kui mõtled? Ikka teeb, jah, ikka teeb silmamärjaks. Otsus ei tulnud naiste jaoks kergelt. Maie ütleb tabavalt, et kui alguses olid nad vaid töökaaslased, siis tänaseks ka natukene sõbrannad. Aastate jooksul on küll omavahel ragistatud, kuid siis ikka üheskoos edasi mindud. Majanduslikult on keeruline olnud juba paar aastat, kuid nüüd sai raske otsus vältimatuks. Otsus tuli ikkagi väsimusest. See on väga töömahukas kõik. Selle kvaliteedi hoidmine, me oleme püüdnud küll 5 erineval moel, aga kvaliteedi hoidmine on väga raske. Seda peale peab ka natuke mõtlema ja oma tervise peale, et kui kaua jõuab. Sest see letitöö on hästi raske, et kui ma siia niimoodi 11 tundi ära olen, siis õhtul ma istun diivani peal jalad üleval ja mõtlen, et kuidas edasi, et kuidas homme jälle. Koos uste sulgemisega tuleb koondada ka 25 töötajat, kellest paljud on Roccoga olnud seotud algusest peale. Väga segane, sellepärast nagu uus elu etapp, mina töötan siin juba 8 aastat, et päris raske ma ütlen, et peab seda kuidagi peab edasi liikuma, aga ikka raske, sest kollektiiv ja kõik juba suur tööpere. Viimased 33 aastat on Maie ja Silvia olnud poega justkui laulatatud. Kui telefon heliseb ja keegi ei saa tulla, tuleb ise asendama minna. Naiste armastus töö vastu peegeldub läbi toodete klientideni, kes Roccost kuidagi lahti ei taha lasta. Inimesed täis tegelikult juba teine nädal, kui see jutt juba läks massile, et pood pannakse kinni, siis iga päev ja ma ütlen, inimesed päriselt nutavad. Et kui ma olen Tallinnas inimestega suhelnud, siis kõik teavad legendaarset Rocco poodi. Ja sellest on nüüd väga kahju. Sa oled kõik varuvad veel nii palju, kui varud annab? Meil tuleb täna ühine seltskonnaga nii-öelda Rocco salatipidu, et siis me varume ja meenutame täna õhtul siis Roccot. Mille järgi te alati tulete? Siin on kõik head asjad. See näiteks... Mis siin meil on? Sült? Keeldarreti sees on ja siis on salatid ja värgid ja... Mis te siis nüüd viimasel päeval veel ostsite kõike head, ma saan aru? Jah, harjunud siin käima, nagu linnast tulen, siis tuleb siit läbi niimoodi. Kas on kurb meel ka, et kinni pannakse? Pannaksegi kinni või? Ei, ma ei tea. Nädal aega pole käinud. Siis veel silte, siis veel ei olnud selle üle. Nüüd on kurb uudist teada? Ei, see ilus asi küll ei ole. Siit sai head söögid sai. Kogukonna suurt armastust Rocco poe vastu näitab ka see, et kui tuli teade, et Rocco oma uksed sulgeb, ilmusid nii poe ustele kui ka siia teadete tahvlile sildid Rocco palun jää. Omanike sõnul otsustasid isegi kohalikud lapsed koguda allkirju, et Rocco pood oma uksi ei sulgeks. Tahaks tänada kõiki kliente, kõiki, kes meiega on nagu ühesõnaga meie kauplust külastanud, meie tooted maitsnud ja söönud. Samasugust ei ole, sarnast ei ole. See on
oma maitse, oma pärane maitse, Rocco maitse, mis jääb lihtsalt mälustuseks.